Õues on talv. Inimesed peavad soojalt riidesse panema. Praegu saab väga kergesti haigeks jääda. Ja tänane teema on meil, kuidas inimesed kaitsevad ennast viirushaiguste ja külmetuste eest. Lähme küsima siis ülejäänud inimesi. No, tervist noored! Tervist! See on saade Reporter ja mina olen reporter Julia. Tahaksin teada ka teie nimed. Kus te õpite muidu? Ma õpin Ida-Virumaa Kutsehariduse Keskus. Ja sina? Kutsehariduse Keskus. Mis erialal? Keevitaja. Et kas te nagu tihti haigestate? Ei tihti. Tihti. Nagu te spordiga tegelete ka? Tegelen boksi. Boksiga? Kui kaua te olete tegelenud nagu spordiga? 1 aasta. 1 aasta? 4 aastat. 4 aastat. Selge. No olgu, aitäh teile siis küsitluse eest. Nägemist. Nägemist. Tere! Tere! See on saade Reporter ja meil on tänane teema, et kuidas saab ennast ravida nagu külmal ajal. Et tahaksin kaugemalt, et tutvustage ennast. Mis on teie nimi? Minu nimi on Roman. Minu nimi on Maksim. Et kus te õpite muidu? Ma õpin keevitajaks. Minna ka. Et mis kursusel nagu te õpite? 3 kursus. Mõlemad? Jah. Aga nagu haigestate te tihti nagu болеете часто? Ei. Aga kui te näiteks jääte, ütleme niimoodi gripi nagu haigeks, et kas te tarvitate mingeid ravimeid? Ma söön vitamiini, таблетки, спорди, занимаюсь. Ma võtan vitamiinid, sibul, ma söön sibul, teged spordid. Oho, spordiga, aga mis spordiga tegelete? Jooksed. Et kas meeldib ka muidu? Talvel ka nagu jooksete? Õhtul. Et kas karastamine nagu aitab ennetada haiguse? Ka või? Не понял. Saab ka olla või nii? Aitab nagu? Ma ei. Закаливание я не занимался таким, не знаю. Обливаюсь в кюнвесе. Ну все. Aitäh teile siis küsimuste eest ja vastuste eest. Nägemist teile. Nägemist. Head aega. Kokkuvõtteks võin öelda, et küsitledes neid noori inimesi on eesti keel väga vajalik, et nad saaksid ka igapäevaelus rääkida eesti keelt. Ja see oli saade Reporter ja reporter Julia. Aitäh!